Voola kui jõena pööra see peo nüüd korraldama. Otsi ja vaata, kust aga saad sa naisi ja neid, et too mulle saab. Naisi ja neid, et too mulle saab, too mulle saab, too mulle saab. Laulgu ja tantsigu, kes mida tahab. Kas menuetid või sarabandi või ferandolad. Tantsigu nad ja menuetid, tantsigu nad ja sarabandi, tantsigu nad ja ferandolad, tantsigu nad. Mis lugu see on? Kas see on üks väljamõeldiste jada või on ikka elu ise? Kas reaalsusel ja fantaasial on väga suured vahed üldse tegelikult? Ma ei tea. Minu jaoks on see lugu väga reaalne, mis Urmas Vadi on kirjutanud. Ja kui meis kõigis on mingit sellist lapsemeelsust, et me muinasjutte veel armastame ja usume, siis on see väga reaalne ja see on üks imelisemaid muinasjutte. Idee tuli sinult selle muinasjutu teostamiseks ju tegelikult. Aga ma ei osanud iial aimata, et see sellise vormi saab. No ma teadsin, et Marko peab seda otsa mängima, see on kindel, aga... Miks see kindel on? No ma ei teadnud kedagi teist Eestimaalt, kes oleks selleks võimeline. Marko on Sooja Hertsi abiga aretanud endast lihtsalt suurepärase baritoni. Aga kinges püsivad need. Püüdsid sa selle rolli täitmisel Georg Otsa matkida? No alguses püüdsin, jah. Just nimelt laulmise juures, laulmise mõttes. Sest et füüsiliselt teda matkida ei ole raske. Ei ole raske. Selline lihtne inimene. Tal on oma välja kujunenud selline ikoonilaadne selline figuur, mida on väga lihtne matkida. Võt see inimene, kelle kohta tuttavad ja sõbrad ütlevad, et ei, ta on selline, teine ütleb, ta on hoopis teine mees. Võt sellist inimest on keerulisem matkida. Aga ma püüdsin matkida just nimelt laulmist. Ja mulle tundus, et ma olen peaaegu nagu juba sihile jõudmas selle asjaga, kui siis minu lauluõpetaja siin Sooja Herts ütles, et see ei lähe mitte. Снова туда, где море огней, снова туда с тоскою моей. Miks Sooja ütles sulle või miks ta arvas, et see ei ole hea, kui sa Georg Otsa matkid või jäljendada püüad selles laulmises? Ma ei oska seda täpselt öelda, aga ma arvan, et see oleks olnud võib-olla liiga maneerlik või et see ei oleks olnud võib-olla siis lõpptulemusena lavalt. Ta ei oleks olnud enam siiras või vahetu, et ta oleks võib-olla läinud liiga palaganiks. Kui rääkida nüüd veel häälest, siis minu hääl on natuke madalam, kui Georg Otsal oli ja selleks, et need minu ülemised noodid natukenegi kõlaksid sedamoodi, nagu nad võiksid kõlada selleks, ma peangi tööd tegema laulmise osas. Kuidas sa seda Georgi muusikalise žanrina määratled? Mis seda kohta ütled? Ta ei ole ju klassikaline muusikal. No seda ta kindlasti ei ole, sellepärast, et ta on ju alles tekkinud. Me ausalt öeldes ei teagi täpselt, mis ta on. Aga eks teda sai ikkagi loodud klassikalise muusikali printsiipide alusel. See tähendab seda, et ikka sai võetud eelmiste aastate kogemused appi ja ikkagi mõeldud, kuidas üks muusikateatri selline kerge žanr peaks nagu välja nägema. Avamäng, arendus, kulminatsioon, suured koorinumbrid, efektsed finaalid. Et see käib lihtsalt žanri juurde. Alguses, kui produtsendid rääkisid, et võtame muusika, mis on Georg Otsa poolt kuulsaks lauldud,
no siis esimene mõte, mis läbi käis, et need on kõik väga ilusad ballaadid, et kust siit saab nüüd avamängu või suure efektse koorinumbri või finaali. Et kas me kasutame siis mõnda ooperi finaali või. Aga noh, siis oleks kohe tekkinud nagu see dissonants, et mis siin on nagu pistmist nüüd praegu Georg Otsaga või tema poolt kuulsaks laudud lauludega. Ja noh, ütleme siis niiviisi, siis tuli lihtsalt kätte võtta ja mingisugustest lugudest arendada vastavad siis dramaatilised hetked. Suured koorinumbrid, näiteks Saaremaa valsist sai tehtud suur 5-minutiline valss, kus kõlab kõik ja lõpuks lõpeb asi täieliku kickline'iga. Сыскать непотерянных колец. Kallis, mis sa nüüd põrandal niimoodi? Не вернуть любви за бабушки. Korraga kohe 2 rolli ühes etenduses. Kohe tehtigi selline pakkumine. See teine roll tuli tegelikult, ütleme, esimeste lugemisproovide käigus. Kuna ei olnud veel sellele rollile osatäitat. Siis ma kiiresti mõtlesin, et oi kui huvitav, et ma pakun ise ennast, muidu ma ei ole nii agar, aga mulle tundus, et no see on nii teistmoodi, et kaua sa neid ilusaid ja vahelisi ja naisi, et noh, ikka, et amploaa on ju võrdlemisi kitsas jääb, kuidagi jääb niimoodi teatud naisnäitlejatel ja siis ma mõtlesin, et äkki mul on võimalus ennast näidata teisest küljest ka. Aga selle kilpkonna mõtlesid sa ise välja, mismoodi ta peaks laval liikuma, see kaela ja pea liikumine on nii efektne või tuli see lavastaja poolt? Eks ta on niimoodi mõlemapoolne. Ma jälgisin meie lavastajat, ta on ju ka selline kiilakas. Tunduvalt jässakama kaelaga küll, aga nagu ma olen Andrusele öelnud, et eks ma vaatan sind ja sinu pealt võtan. Ja eks see nii-öelda see lõpptulemust tuli siiski ju siis, kui on kostüüm, grimm, et nii ta ikka tuleb. Aga seda liigutust pidid sa harjutama ka peegli ees? Ei pidanud. See tuleb sul loomulikust? Ma vaatasin varju pealt. Prožektorid pastisid ülevalt peale, siis ma vaatasin varju ja seda kaela ja seda pead ja siis ma jälgisin tantsijaid ja mõtlesin, kui ta sealt kilbist välja tuleb, et milliseid liigutusi ta teha võiks. Hüsteeriline, mingeid avantgardistlikke liigutusi. Esimeses vaatuses astud sa lavale ainult Astana. Teine vaatus on see, kus sa oled kilpkonn, Asta, kilpkonn, et mismoodi see vahetumine või vaheldumine sinu enda jaoks seal lava taga toimub? Pööre üle vasakula, kilpkonn pööre tagasi, oled Asta. Kas ta niimoodi kiiresti käib, et mul oli suurt aega mõelda? Et tänasel etendusel juhtuski see, mida ma juba ammu ootasin ja kartsin, et minu kilp, kuna me ei jõua seda kiilakat ära võtta, siis paneme peale kiiresti paruka ja ma olen oodanud seda etendusest etendusse, millal see juhtub, et parukas tuleb natuke liimist lahti ja täna see juhtus, nii et see oli päris lõbus, aga ma olin selleks valmis. Любви за бабушки счастью моему конец. Kui sulle seda osa pakuti, sulle ei olnud hetkegi kahtlust, sa võtsid selle pakkumise kohe vastu? No. Miks? No, sellepärast, et esiteks mul oli paar lugu peas juba. Ja, no lihtsalt oma lõbuks õpitud. Teiseks see on ikkagi väga suur roll või ütleme haruldane pakkumine. 21. sajandil ja vaevalt ka 22. sajandil enam seda kunagi lavastatakse või see on hetk siin võimalus pakkumine, millest tuleb kinni võtta ja ma ei kõhelnud hetkekski.
See on hästi väärikas osatäitmine. Väärikas, jah, selles mõttes on ta tõesti meeldiv, et ta on väärikas. Mulle meeldib ka nalja teha muidugi näitlejana ja artistina, aga see on väärikas osa ja selles mõttes on ta küllotki meeldib. Selles lavastuses teevad teised nalja, sina oled ju ainuke väga tõsine ja väga sügav tegelane seal. Mis nii viga? Aupaiste keskel. Sõitund kastis vihmast tilgub viiul, raevusena tuul rebib kuue siilust. Varju leiab muusik seal, kus seisab kunstidele pühendatud sild. Lõppude lõpuks on ju see ikkagi raudkindel värk, et ta oli niisugune inimene, kes meeldis nii meestele kui naistele, kui noortele, kui vanadele ja see, et need legendid tekkisid, võis olla ka see, et ta lihtsalt meeldis absoluutselt kõigile ja kõik ei saanud seda osakest temast ja siis sellest kadedusest, väiklusest, tolle aja eriti niisugusest nõmedast anonüümkirjade kirjutamise buumist, mis tema kohta ju on tõesti ka olemas veel vist need mõnedki kusagil teater, muusika, kino kinnistis arhiivides, ma loodan, et inimesed ei pea neid enam lugema. Et ilmselt need legendid tekkisid ja mõjutasid tema elu. Ka sina käisid seda sama materjali, esialgset materjali, millest lõpuks etendus sündis ju kogumas, üles kirjutamas, kuulamas, mida inimesed räägivad. Jah, seda küll, jah, aga ma ei oleks osanud muud moodi teha ka seda, et pannakse mulle tekst lauale, mängi ära. Ma ei oska ka nii. Ise sees olema. Mind kõrvalosa veel, aga. Ja näitleja verd on teis ikkagi nii palju annet, ega te lava tagant seda etendust vaadata ei saa, et te krahmasite endale selle väga auväärse kultuuriministri Ekaterina Furtseva rolli. Jah, mul on nüüd nagu selle 7 aasta jooksul lõpuks ometi olnud võimalus, sellepärast, et mul ei ole niisugust laulukooli, et ma saaksin siin esitada mingeid aariaid, aga see oli roll, mis ei nõua lauluoskust ja teiseks ma nii hirmsasti juba ise tahtsin, et mul oli nii kade, nad kõik on laval ja lustivad ja naudivad seda laval olemise hetke, et ma nii hirmsasti tahtsin nagu kaasa lüüa, ja siis ma lihtsalt tegin niisuguse otsuse. Annan alla, Ekaterina. Olen su vang. Enam ei jõua, jah. Mängisime Vadile ette ühe võimaliku legendi, kuidas Georg sai Nõukogude Liidu rahvakunstnikuks. Hetkega, sekundiga. Ja siis Urmas ütles, et see on suurepärane, ma kirjutan selle kohe üles. Georg on Eesti NSV rahvakunstnik. Ei, Ekaterina, praegu eksid sina. Georg on Nõukogude Liidu rahvakunstnik, jah. Ise sa võtsid endale sellise rolli nagu Nikita Hruštšov välise sarnasuse pärast või? Jaa, loomulikult. Ja kes ikka ennast kiilaks ajab, eks. Me Annega mõtlesime, et võiks võtta mingi rolli endale ja Vadi kirjutas meile siukse stseeni. Ja nii kurb. Georg, miks sa meie tuju rikud? Georg, laula midagi lõbusat. Milleks? Kuidas milleks? Et oleks lõbus. Mul ei ole nii rasket perioodi olnud kunagi. Aga easy come, easy go. Ma pole ka nii õnnelik kunagi olnud.